Ronald Reagan võttis vasakpoolse majandusmõtte kokku niimoodi. Kui liigutab, maksusta. Kui siis ikka liigutab, pane regulatsioon kraesse. Ja kui siis ära sureb, hakka subsideerima. Täpselt sellisel viisil on Eesti majandust juhitud vähemalt viimased 15 aastat. Ja tulemust teame isegi. Iga järgmine valitsus tuleb võimule ja mõtleb välja mõne uue maksu, mis meie majandust pärsib, meie ettevõtlust lämmatab, meie konkurentsivõimet vähendab ja meie ostujõudu samuti vähendab. Või mõtleb välja mingi uue ja rumala põhjuse, miks tõsta juba olemasolevaid makse. Hoolimata sellest on kõik Eestis ühel nõul, et taolise majandusmudeliga pikalt enam ei ole võimalik meie riiki üleval pidada. Kulud jooksevad lihtsalt eest ära. Meil on olemas lahendus selle olukorra jaoks. Selle asemel, et mõelda välja uusi makse, selle asemel, et tõsta olemasolevaid makse, tuleb vähendada makse ja tuleb kaotada ära makse. Me tahame alandada käibemaksu 20–15%. Me tahame alandada aktsiise, nii kütuse, alkoholi kui elektriaktsiisi. Me tahame vähendada võrgutasusid elektrile. Me tahame vähendada gaasiaktsiisi. Me tahame ära kaotada teemaksu ja raskeveokimaksu. Kõikide nende maksu vähendamiste eesmärk on ikka üks ja sama. Et Eesti majandus oleks konkurentsivõimelisem, et Eesti palgad saaksid kasvada ja et Eesti ettevõtted oleks nii palju rikkamad, et nad saaksid oma töötajatele rohkem maksta. Ainult sellisel viisil on võimalik kõiki neid kulutusi rahastada, mida meie riik peab rahastama. See on kriitilise tähtsusega aru saada. Kui sa makse alandad, siis tegelikult riigieelarve tulud kasvavad. Ja võtame ka vastupidi. Kõik me ju teame, et kui tõsteti alkoholiaktsiisi, maksude laekumise paranemise asemel maksude laekumine tegelikult halvenes. Tänasel päeval laekub alkoholiaktsiisi ikka veel vähem kui ennem seda, kui alkoholiaktsiisi hakati tõstma. Järelikult maksude langetamine võib küll lühikeses perspektiivis tuua kaasa väikese alalaekumise, aga pikas perspektiivis annab majandusele sellise kasvutõuke, et väga kiiresti hakkab riigieelarvesse laekuma rohkem rahasid. Muuhulgas, kui meie majandusplaan rakendada, siis on täiesti reaalne, et järgmise 4 aasta jooksul kasvavad näiteks pensionid kahekordseks. Tänaselt umbes 400 eurolt umbes 800 eurole. Ja nad kasvavad mitte inflatsiooni arvelt, vaid nad kasvavad koos ostujõuga. Sest me teame ju ka seda, et praeguste maksude juurde tõstmisega on Eesti muutunud kõige kiirema hinnakasvuga riigiks terves Euroopas. See, et meil tõusevad palgad, ei aita inimestel saada rikkamaks, kui hinnad tõusevad veel kiiremini. Järelikult, selle jaoks, et me saaksime oma noori peresid toetada, oma pensionäre toetada, et me saaksime oma arstiabi teha niisuguseks, et see ei oleks Euroopa häbiplekk, kus kõige rohkem inimesi kurdab, et neil puudub üldse ligipääs arstiabile. Et me saaksime ehitada välja oma maanteed ja infrastruktuuri ja et me saaksime kõik muud asjad ära teha, muuhulgas riigikaitse ja politsei ja piirivalve. Selle jaoks on meil vaja mitte tõsta, vaid langetada makse. Ainult siis tagame me riigieelarvesse vahendid, millega me saame kõik vajalikud asjad Eestile ära teha. Nii et kui te tahate ühest küljest, et maksud oleks madalamad, teil oleks endal rohkem raha ja riik saaks rohkem raha, millega kõik vajalikud asjad ära teha, siis hääletage Konservatiivse Rahvaerakonna poolt.